Tere tulemast Sakulete podcasti. Mina olen Heneli ja täna on meil külas Priit Alt, kes on siis füsioterapeut ja treener ja tuli rääkima siis meile täna, kuidas pärast pause ja vigastusi nii-öelda treeningute juurde tagasi naaseda. Tere, Priit! Tere! Aga alustame siis kohe, et kuidas, kui inimene on saanud vigastuse või tulnud näiteks operatsioonilt, et millal üldse tohiks ja peaks liikumise juurde nii-öelda taastuma? No see sõltub natukene sellest vigastusest või siis operatsioonist, et mis siis nagu täpselt tehtud on. Et üldjoontes siis raviarst või ortopeed või traumatoloog annab ikkagi enamasti suht selged nagu juhised, et kas see antud piirkond või kude vajab nii-öelda taastumiseks mingisugust nagu täiesti siis immobilisatsiooni aega, ala siis kas mingi ortoosi või kipsi näol või näiteks karkudega kõndimine nädal aega, 2 nädalat on ju. Et kui seal on need nagu siuksed nagu juhised antud, siis neid ikkagi tuleks nagu järgida, aga sisuliselt kehtib tänapäeval väga lihtne reegel, et mida kiiremini alustad, seda lühem siis nii-öelda see taastumisaeg on ju. Et seda nagu väga raske nagu öelda, kui kiiresti minna, ega siis tulebki, ütleme siis see niisugune hea siis nii-öelda niisugune füsioterapeudi soovitus tulevad siis nii-öelda mängu. Aga ütleme niisugused väiksed vigastused, mingid valud on ju, siis ma alustaks sellest võib-olla, et on niisugune valuravi, tursaravi, võib-olla nädal aega, kuni 3 nädalat on ju, ja siis ikkagi selle jooksul kogu aeg midagi teha on ju, et nii-öelda siis liigutada kas või teisi kehaosasid, käia jõusaalis, teha jõutrenni, oma keharaskusega trenni, kui näiteks, ma ei tea, plaan oli joosta, enam joosta ei saa mingijalavalu tõttu, aga näiteks, ma ei tea, ujuda saab, ratast sõita saab ja nii edasi, et ikkagi nagu liigutada nii palju kui võimalik, hoiab seda nii-öelda kogu keha ikkagi liikuvana, hormonaalsed muutused kõik toimuvad, lihasatroofiat ei teki nii palju, ainevahetus ei lange ja nii edasi, et niisugust asjadega tuleks nagu siis arvestada. Ja kui tihedalt võiks siis käia, et kas on ka, et kui intensiivselt või mis see koormus võiks olla? Seda koormust on raske ka nagu hinnata, et kõige lihtsamad soovitused on näiteks iga nagu 3. päev siis teha mingisugust trenni, et ja lasta näiteks 2 päeva kergemad niisugused igapäevased tegevused, siis iga näiteks 3. päev trenni teha. Või siis nii-öelda hinnata selle järgi, kuidas siis keha nagu see nii-öelda selle hetke koormustaluvus on, et võtame võib-olla niisuguse nagu jooksmise näite hästi nagu lihtsalt, et kui ongi mingisugune jooksmisega seotud vigastus, näiteks kannakõõlus või plantaarfastsiit, kui see ikkagi tunda annab mulle jooksu ajal, siis oodata paar päeva, proovida uuesti, äkki lühemalt, äkki kõnniga segamini, teha võib-olla mõndasid nii-öelda jõutugevdavaid harjutusi ja siis proovida uuesti joosta. Ja kui nüüd jooksmise ajal valulikkus on 10 palju süsteemis alla 5, et sihuke kerge tundlikkus on, siis see ei sega, sellega võiks nagu edasi joosta. Kui valulikkus tõuseb üle 5 väga selgelt, siis võiks ära nagu lõpetada selle nagu treeningu. Ja võib-olla üks hea indikaator on ka võib-olla siis nagu treening järgmine hommik on ju. Et kui ikkagi siis ka on valulik, siis tõenäoliselt eelmisel päeval läks veits paljuks, siis võiks sellest siis mingisuguse õppida sellest, et võib-olla siis järgmine kord mitte nii palju nagu teha on ju. Et see on tihti niisugune nagu tunnetuse küsimus on ju, et palju ma nüüd siis täpselt teha võin. Jällegi siis kas siis mingi füsio või siis treener võiks siis anda head nagu soovitused või siis ise nii-öelda niisugust treeningpäevikut pidada, et ma ei tea, jooksin 30 minutit, oli valus, jooksin 20 minutit, siis ei olnud valus on ju, siis koormustaluvus on 20 minutit täna on ju kahjuks, pole midagi teha on ju. Ja siis seda koormustaluvust siis hakata siis järjest nagu tõstma, et siis jõuaks nagu tagasi. Eks seal on neid faktoreid nagu teisigi, et ma ei tea, kuidas ma magasin, kuidas ma sõin, muud stressorid, kas mu töö on füüsiline, ei ole füüsiline ja veel on, et ka need kõik mängivad nagu rolli, et seal võib ka tihti olla see, et võib-olla siis tuleb ka mingi pikem paus sisse, et kui ma juba näiteks sain, ma ei tea, 20 000 sammu sain täis töö juures ja siis tahan õhtu veel jooksma minna, võib-olla siis see jällegi kutsub selle valu veel esile väga kergesti. Kas mingi vigastuse puhul võib olla see, et naasemine trenni juurde võib seda vigastust nagu suurendada või läheb veel hullemaks? See ongi see jah, niisugune kõige nagu rumalam asi, mida saab teha, et on nii-öelda siis selle vigastuse korduv vigastus on ju, et kui ma juba tean, et see kannakõõlus mul valusaks läheb, kui ma jooksen 15+ kilomeetrit, siis ma teen seda pidevalt veel, et ma nii-öelda kutsun seda vigastusele uuesti nagu esile. Et see on võib-olla jah, niisugune asi, mida võiks nagu võimalikult palju nagu vältida, et jah, juhul kui nüüd see uus valulikkus tuleb, mis on siis väga selgelt üle selle 5 on ju, 10 palju süsteemis, siis tõenäoliselt hakkab asi natuke jälle otsast peale.
et jälle tuleb siis sihuke 10-päevane rahuaeg võtta, seal siis mingeid muid vahendeid, et seda valu ja turset maha saada, kui seal on ju. Ja siis jälle hakata niimoodi järk-järgult nagu treenima, et see jah, sihuke nii-öelda nagu tagasilöökide vältimine ma olen ka hästi nagu tähtis, et see oleks kõik pigem siukene aegaselt progresseeruv, mis tihti nagu tundub hästi nagu igav või võtab nii kaua aega, aga kui me tagantjärgi tihti vaatame, et kui sul näiteks, ma ei tea, esimene valulikkus tekkis aprillis ja sa tahtsid kiiresti tagasi saada maikuuks vormi, aga päeva lõpus me tegeleme augustikuus veel endiselt su samasuguse vigastusega, siis on nagu see koht, et oleks võinud ju 1,5 kuud ilusti ravida, oleks augustikuus terve ja saaks nagu võistelda. Aga täna me oleme siin, kus sa oled 4 korda seda endale jälle esile kutsunud ja siis me oleme jälle tagasi seal. Okei, aga kas on mingid abivahendid või tehnoloogiad, mida sina soovitaksid, et selle nii-öelda taastumisperioodi kiirendada? No neid siukseid imevahendeid tegelikult ei ole. Et eks see ikkagi päeva lõpus on uni, toitumine ja siis treening on ju just nagu ütleme siis õiges mahus, et see treening ei tohiks olla liiga kõrge, liiga madal. Et tihti on ka see, et treening on liiga madal, et need on siuksed nagu näited on päris palju, kus ütleme siis inimesed puhkavad liiga palju. Ütleme, tuleb mingi vigastus, tuleb mingi valulikkus kuskil ja siis võetakse 3 kuud nulli. Ma 3 kuud midagi ei tee. Arvatakse, et ma nüüd taastun sellest jõle kiiresti ära on ju, aga siis tegelikult ju koormustaluvus ei muutu on ju. Koormustaluvus läks alla, 3 kuud trenni tehtud, koormustaluvus ikka on all on ju. Ja siis 3 kuu pärast tuleb meelde, et ma ju kunagi jooksin 15 kilomeetrit, mul valused ei olnud on ju. Läheb jookseb 15 kilomeetrit ja mis arvata, mis juhtub on ju. Valud tulevad tagasi, esiteks võib-olla ei jaksa ka veel joosta on ju. Et siis on ka see koht, et nagu liiga palju puhkust pole ka hea on ju. Et see on ikkagi jah, siukses õiges mahus treenimine. Ma arvan, et algses faasis on võib-olla siukene jõutreening isegi nagu olulisem kui võib-olla see mingi muu nagu asi, et just saaks selle õiges mahus seda jõutreeningut, koed tugevaks, lihased tugevaks, kõõlused tugevaks ja siis saad järjest siis seda siukest nagu lemmikspordialas nagu teha, mis siis nagu plaanis oli. Aga jah, muid mingid imevahendeid ei ole, kõik siuksed igasugused, ma ei tea, võtame siin elektriravid, toidulisandid, igasugused määrimised, asjad, ortoosid, teibid. Need on kõik siuke väike osa, nad annavad mingi protsendi selles nagu suures plaanis, aga ainult selle poole loota tihti on nagu vähe. Kas sul on rääkida mingi huvitav taastumislugu näiteks? Teagi nüüd kohe. Ütleme, siuksed inspireerivad lugusid on ikka jah, kus näiteks mingi meniski vigastusega oli siuke harrastus jalgpallur, kes tegelikult jooksis ka suht regulaarselt ja siis tuli meniski vigastus ja siis me ikkagi suutsime selle nii-öelda funktsionaalsuse viia nii kõrgele tasemele, et ta suutis ikkagi maratoni läbi joosta, kuigi tal nii-öelda pildi peal oli meniski vigastus ja ta läks pärast seda maratoni läbi, mis ta ikkagi läks nagu operatsioonile. Et siin on ka see väga lihtne nagu näide, et kuidas siuke nagu siis funktsionaalsus mängib üle vigastusastme. Et sul on küll vigastus, millega üldjoontes võiks minna suhteliselt kohe nagu operatsioonile, aga me ei taha täna lõigata, me tahaks lõigata näiteks kuu aja pärast, siis me ikkagi on võimalik see põlve liikuvust hoida piisavalt palju, lihaseid treenida piisavalt palju, põlv viia stabiilseks, nii et siukene nii-öelda sirgjooneline liikumine maratonis on seal mingid suunamuutused, asju pole. Et ikkagi on võimalik see läbi teha niimoodi, et sul mingisuguseid kaebusi pole. Et loomulikult jalgpallida mängida ei saanud, aga ütleme sirgjoonelist liikumist teha nagu sai. Et on siuksed nagu lood, et ja siis pärast operatsioonis jälle, et ta juba oli, ütleme siis selle maratoni ettevalmistuse käigus saanud piisavalt hea nagu funktsionaalse taseme, et ta tegelikult ka operatsiooni järgne taastumine oli päris kiire. Need on võib-olla siuksed head nagu õpetlikud lood, kus siis nii-öelda siukene isegi enne siis operatsiooni või siis, kui see trauma on hästi värske, aga hästi nagu palju loeb see, et mida me just siis nagu teeme, et sellest on nagu nii palju kasu lõpuks. Aga kui tuleb ette selline tavapärane kas haigus või viirus, et kui kiiresti siis võiks minna nii-öelda uuesti treenima, et ei jääks uuesti haigeks näiteks? See on tänapäeval väga keeruline teema, et need viirused on kuidagi läinud vist väga targaks. Ma arvan, et kui meil kõigil on mingid tuttavad või kas või ise, kus näiteks kas või see talvgi mingid viirused levisid, mis kestsid 1,5 kuud, 2 kuud, inimesed nagu ei saanudki terveks.
et noh, kunagi kuidagi oli niimoodi, et olid nädal aega haige ja läksid tagasi trenni ja oli kõik nagu unustad, on ju, sest praegu ma vaatan, et on hästi palju sellist nagu vindumist, on ju, et algab ülemiste hingamisteedes, nohud, põiskoopad, kõrvad, köha, kopsus on midagi, on ka siin mononukleoosid, kopsuglamüüdiad, mis siin kõik nagu levivad, et kõik selle baasil on nagu väga raske tänapäeval juba, et millal ma olen nagu valmis tagasi trenni minema, et neid lugusid on ka sellest talveski päris palju, kus ongi, et inimesed on mingi 3-4 korda nagu nii-öelda haiged, et juba hakkab nagu paremaks minema, nädal-2 saab trenni teha ja on jälle haige, et nüüd ongi raske küsimus, et kas on nüüd sellest, et ta läks liiga vara tagasi või ongi nii kavalad viirused, et nii-öelda jäävad ikkagi nagu sisse, ei ole lõpuni ära taastunud, aga noh, üldjoontes on minu selline soovitus, et kui sa oled terve olnud 3 päeva, siis on aeg nagu tagasi minna trenni, niimoodi vaikselt on ju, et ütleme selline 3 päeva võiks olla täiesti kaebusteta, Eestis tähendab seda, et 3 päeva ei ole palavikku, 3 päeva ei köha, ei ole 3 päeva ei ole nohu, 3 päeva ei ole pea paks, 3 päeva tunned ennast hästi, ühesõnaga, et nagu energiat on, magada hästi, kõik see 3 päeva on läbi, et siis võib hakata niimoodi vaikselt siis trenni minna, et ongi siis võib-olla mingid pikemad jalutuskäigud, jõusaalid, asjad, on ju, et võib-olla alguses rohkem sellist siseruumide treeninguid, lõpuks siis võib-olla ka minna õue, et kui õues ei ole veel päris soe. Aga oskad sa välja tuua mingisugused nii-öelda valeuskumised, mida inimesed arvavad füsioteraapia kohta? No see on üldse väga lai teema, et seal ma arvan 2 lehte võib-olla esimese hooga läheb see, et kes arvab, et füsioteraapia on ainult harjutuste tegemine või kes arvab, et füsioteraapia on ainult elektriravi või kes arvab, et füsioteraapia on ainult massaaži tegemine, et eks see tõde on seal igal pool natukene sees, on ju, et eks see sõltub tihti sellest, ütleme siis kliendi või patsiendi nagu murest või nagu soovist, et mis tal siis nagu seda abi just vaja on, et mõnel juhul piisabki ainult mingi 3 harjutuse tegemisest 3 nädala jooksul ja mured kaovad, on ju, teisel on vaja olla pikemat mingit nõu anda, on ju, et ongi ühel mingisugused raskemad ülekoormustraumad, mis ikkagi taastusravi kestab pikemalt, siis on seal vaja rohkem nagu toetust ja siis kõik see muu ka veel sinna juurde, et kas on vaja siis neid mingisuguseid asju teha või nagu mitte. Ja võib-olla siis see ka võib-olla, mida toonitakse, et kui ka on mingisugune raskem trauma, kas on mingid luumurrud, rebendid, lihastes, kõõlustes operatsioonid, siis tihti hakatakse taastusravi või niisugust, ütleme siis abi otsima, kui on traumast või operatsioonist möödas, ma ei tea, 1,5 kuud, on ju, siis hakatakse alles otsima, siis leitakse, siis on veel järjekorrad ja siis lõpuks, kui ravile jõutakse, on juba nii palju aega möödas, on ju. Et ka see kohati on siis nagu veits nagu raisku läinud aeg, on ju, et võime ka tihti niimoodi mõelda, et traumade järgselt on teatud siuksed, ütleme siis, ma ei tea, perioodid, kus on võimalik veel nii-öelda muutusi esile kutsuda, näiteks ma ei tea, kui lihas rebeneb, siis ta kasvab kokku armkoega või sidekoega ja kui siis sellega ei tegeleta algsfaasis seal esimesed paar nädalat, on ju, siis ta jääbki siukseks nagu tükiks tihti ja seda nagu hiljem nagu lahti saada on päris keeruline, on ju. Kas nagu üldse nagu saab, on ju. Et siis ka see on see koht, kus võib-olla nagu varajane sekkumine tooks selle lihase lastuse tagasi kiiresti, nagu me ootame 1,5 kuud ja siis hakkame otsima abi, kui me saame aru, et näed, iseenesest midagi ei juhtunudki ja siis nüüd oleks mul vaja abi, siis tihti on see, et et nüüd on juba nii, nagu on need asjad, on ju, ja siis teeme paremat või teeme siis parimaid me nüüd hetkel suudame, on ju. Et võib olla liiga hilja sekkumine siis? Tihti on ka liiga hilja seda. Ütleme, operatsiooni järglates on ka tihti, et näiteks mingisugused raskemad mingisugused õla nagu operatsioonid, kus on õlg on hästi liikuv liige, seal on vaja kohe seda õlga hakata liigutama, see on tihti ebameeldiv, ebavalus on see, aga kui see nagu tegemata jätta, siis õlaliiges tihti võib näiteks kinni jääda ja siis on seda hiljem veel raskem nagu liikuma saada. Aga kas on mingeid nii-öelda universaalseid liigutusi või midagi, mida inimene saaks teha, et vältida üldse mingeid vigastusi sellise tavapärase trenni juures lihtsalt? Väga ei ole, ma arvan, et viimasel on läinud hästi palju siukseks nagu nii-öelda läheme ajaloos natuke nagu tagasi, et on tulnud tagasi siuksed nagu klassikalised baasharjutused, jõusaalis kangiharjutused, hästi lihtsad asjad, kükid, jõutõmbed, väljaasted, mingid surumised, mingid tõmbamised ja põhimõtteliselt kõik,
järjest vähem on niisugust, noh, me nimetame seda nagu tiluliluks, et olen kuskil posupalli peal, üks hantel on käes, on ju, et noh, milleks seda kõike vaja on, et jah, tagasi nagu lihtsuse juurde, et milleski nii-öelda nagu, ma arvan, midagi väga nagu vältima ei pea, kui inimene on terve inimene, ta võib suht kõiki asju teha, et võib-olla on pigem küsimus ja, et mis ta niisugune kehaline seis on enne trenni, et kas ta on ilusti ennast nagu soojaks teinud ja kas see treening vastab tema, nii ütleme siis nagu võimetele, on ju, et noh, võib-olla niisugune hea näide tänapäeval on pädeli mängimine, on ju, hästi populaarne ala, hästi palju väljakuid, hästi palju inimesed mängivad ja sellepärast tõenäoliselt on ka siis füsioterapeutide jutule jõudnud väga palju pädeli harrastajaid, et eks ta nii-öelda seal nagu massi pealt ikkagi midagi juhtub, on ju. Ja siis ikka tihti on seda kuulda, et noh, et muidu sportlik pole olnud, aga nüüd ma hakkasin pädelit mängima 3-4 korda nädalas, on ju. Ja see tõenäoliselt lõpeb mingisuguse vigastusega, et enamasti õla või siis kannakõõluse säärelihase mingi vigastusega. Ja siis tihti ongi see, et aga mingit noh, nii-öelda ettevalmistavat treeningut ei olnud, lihtsalt nullist hakkasin nüüd pädeli mängijaks vaata, et siis on see just ohtlik koht natukene, et võib-olla jällegi alustaks võib-olla kergemate koormustega paar korda nädalas sinna juurde mingi jõusaal, võib-olla jooksmas käimine, et mis nagu seda kõike seda tegevust nagu toetaks natukenegi. Et need on need kohad, aga noh, eks ta on niisugune, väljakul on tund aega ja hakkame kohe mängima ja teeme 3 käteringi ja lähme. Et võib-olla need on need ohtlikud kohad. Aga need on head meeldetuletused, et tasub olla ettevaatlikum ja nii-öelda keskenduda siis rohkem ka taastumisele. Aga aitäh tulemast! Palun! Ja aitäh ka kuulajatele ja näeme juba varsti järgmises episoodis.